Hei, sa vaatad Beauty with Kerli videot. Suvi on tulemas, ürituste kalender läheb aina tihedamaks ja vahest on vaja endale teha ilus õhtumeik. Tänases videos ma näitan teile, kuidas seda teha, mida kasutada, et õiged asjad rõhutatud oleks, kuidas see vajadusel hommikutundideni vastu peaks. Hakkame pihta. Nagu ikka, siis alustame silmameigiga. Kuna täna ma tahan teha sellist õhtumeigiks sobilikku silmameiki, siis ma kasutan täna pulberpigmenti. Näitan, kuidas seda kasutada, räägin, miks ta hea on silmameigi jaoks ja kasutan sellist laovärvi paletti. Siin on sees selliseid mõnusaid pruunikaid toone, mida ma siis kasutan täna laugude peal, mis on enamuse seas populaarsed. Nad sobivad üldiselt kõigile mingis variatsioonis, but first things first. Kõigepealt kannan peale laovärvi aluskreemi. Ma kasutan juba aastaid sellist spetsiaalset laovärvi aluskreemi. See on ühe väikese UK firma toodang, mis on loodud ühe meigikunstniku poolt. Ta katab ära kogu lao, peidab kõik, mida me tahame, et oleks peidus. Ma olen leidnud, et hästi mugav on mul seda peale kanda väikese beauty blenderiga, sest ma saan lihtsalt kõige kiiremini selle ala kaetud ja see aitab mul selle toote siia väga hästi kinni suruda, mis omakorda siis aitab sellel meigil kauem püsida. Kui ma tahan teha tumedamat silmameiki, siis viimasel ajal ma olen hakanud katsetama seda meetodit, et ma ei alusta mitte helepruunist värvist, mida ma kannan siis siia silmavao piirkonda, vaid ma alustan kõige tumedamas. Ma kannan seda endale silma välisnurka. Ma kasutan selle jaoks sellist väikest pintslit. Ma võtan siit kõige tumedamat laovärvi. See on tumepruun, matt. Kuna ta on veidi pudisev, siis ma tupsutan üleliigse toote salverätiku peale ära. Ma alustan selle peale tupsutamist võimalikult ripsmejoone lähedale ja ma kannan seda kusagil poole silma peale. Kui ma olen sellise esimese joone teinud, siis ma hakkan sellega liikuma ülesse poole ning lõpuks tuleb selline kolmnurk siia. See aitab rõhutada seda silma suunaga ülespoole, natukene tõsta seda silma ja kui ma olen need peale kandnud, siis ma teen sellise väikese triki. Nagu te näete, siis praegu, kuna mu laog vajus kokku, siis laovärv kandus siia ülesse, kuna ma ei kinnitanud seda silmameigi aluskreemi. Ma teen seda nüüd, ma kannan sinna peale õrna kihi puudrit, ma eemaldan natukene seda laovärvi sealt vaost ära. Korraks hajutuspintsliga käin selle lao üle, et see oleks siin hästi ühtlane. Selle sama hajutuspintsliga lihtsalt kannan läbipaistvad kinnitavad puudrit siis üle terve lao. See aitab väga hästi ka selle vastu, et ripsmeduši hiljem ei hakkaks määrima. Kui ma olen selle osa ära teinud, siis kergelt selliste tõmbavate liigutustega ma üritan üleliigse toote eemaldada, et ta ei hakkaks laovärvi siin segama, mida ma järgmisena peale kannan. Ma oleksin pidanud seda tegema enne, kui sa alustasid tumepruuniga, siis järgmine võiks olla nõks heledamat midagi. See võib olla juba ka sädelusega laovärv. It's your call. Ma kasutan sellist kerget punaka alatooniga pruuni. Ma kannan seda üks samm sealt tumepruunist edasi. Kasutan selle jaoks sellist keskmise suurusega hajutuspinslit. Enne kui ma lähen pintsliga siia silma peale, siis ma võtan üleliigse toote salverätikule maha. Ei ole vaja kuidagi nühkida, ma lihtsalt õrnalt tupsutan. Kui sa ei ole endas väga kindel silmameigi tegemises, siis alati on mõistlik liiguda väikeste sammude haaval, väikeste liigutustega. Don't go crazy. Kui sa võtad tükk-tüki haaval ja vaikselt töötad iga selle osa hajutatuks ja pehmeks, siis on lõpptulemus kindlasti parem ning sul on rohkem kontrolli selle asja üle. Aga muidugi kõik vajab harjutamist. Kui sul ei tule esimene kord välja, siis proovi veel üks kord. See näeb nüüd väga siuke kontrastne välja. Tahame ta hajutada pehmemaks. Nüüd ma võtan selle helepruuni tooni. See on juba pigem beežikas, mis aitab mul selles kõik pehmeks hajutada. Kannan teda kergelt juba selle eelmise laovärvi peale ja siis vaikselt liigun sealt edasi. Alguses jälle tupsutades ja siis, kui ma olen selle toote nii-öelda maha pannud, siis ma hakkan hajutama teda väikeste ringete liigutustega. Üldiselt kogu see silmameigi tegemine käibki tupsutades ja väikeste ringete liigutustega. Kergelt hajutan ka seda välimist äärt siin ja lõpuks siia silmavakku ka veidi. Asi on nüüd oluliselt pehmem. Kui sa tahad tumedust lisada, siis sa saad alati minna uuesti sisse nende eelmiste laovärvidega, natukene peale tupsutada, natuke lisada seda tumedust. Ja kui sa tahad hoopis vähemaks saada, siis on seda hea teha näiteks kas õrnalt vatipadjaga tupsutada või siis tühja pintsliga nii-öelda, millega sa pole veel midagi teinud ja lihtsalt hajutada. Ma olen välisnurgad nüüd valmis saanud, ma olen nendega rahul. Nüüd järgmisena räägime siis pigmendi kasutamisest. Miks mulle meeldib pigmente kasutada on see, et nad on üliefektsed, ülisäravad. Näiteks siin on üks NYXi pigment, mida ma olen juba aastaid kasutanud ja kuna ta on pulbrikujul, siis nad ei lähe ka halvaks. Palettides olevad laikivad laovärvid võivad ära kuivada seal, siis nad ei anna enam seda sama efekti, kuid pigmentidega ma saan seda aastaid kätte sealt. Aga selleks, et pigment jääks lao peale kinni, on hea teda millegi niiske peale nii-öelda kanda. Ehk siis kui sul on näiteks peitekreem, siis võib seda peitekreemi kanda. Kui sul on silmameigi aluskreem, siis sa võid seda uuesti sinna peale kanda. Seda ma praegu teengi ja ma kannan natukene seda kreemi
kreemi siia peale. Ma kannan siis seda siia silma sisenurka ja kuni vaani, mitte kõrgemale. Umbes poole silma peale. Selliste väikeste tõmbavate liigutustega ja patsutades hakkan teda siia hajutama. See annab meile selle, et see pigment jääb siia kinni ja ta näeb ka säravam välja ja kui see on kantud siia, siis sa näed võrreldes teise silmaga, et siin on siuke heledam osa. Ma miksin täna NYXi pigmenti, mis on selline hästi helekuldne ja beežikat pigmenti, et natukene tasakaalustada seda väga erksat kuldset, kuna ma ei taha superplingi laovärvi täna. Ja ma teen seda tavaliselt salveretiku peal, niimoodi ma saan üleliigse pärast lihtsalt ära visata. Ja mulle meeldibki see, et ma saan pigmentega väga hästi segada, et saada täpselt selline toon, nagu ma tahan. Ja siis lapiku silmapintsliga kannad seda lihtsalt peale. Kui ma kannaksin seda nüüd ilma seda aluskreemi kasutamata siia peale, siis ta ei jääks lihtsalt nii intensiivne. Ta küll jääb siia peale, aga tõenäoliselt ta kulub suhteliselt kiiresti sealt maha. Ja ma kannan tavaliselt kuskil 2/3 laole seda. Selleks, et ta ei oleks liiga domineeriv, ma lähen nüüd tagasi selle hajutuspintsiga ja miksin oma vahel kahte seda heledamat pruuni, mida ma kasutasin. Tupsutan siis õrnalt siia äärele seda, et see ilusti siia sisse sulaks. Kõik peab olema ilusasti hajutatud. Ma soovitan teha üks silm korraga. See meigi aluskreem kuivab, kui ma saan selle pigmendi siia peale nii, et ta on veel kergelt niiske, siis ta võtab ta lihtsalt paremini kinni. Viimase touchina ma kasutan seda sama bronzerit, mida ma hakkan oma näo peal ka kasutama ja ma kannan seda siia kulmu alla täpselt. Ühendan silmameigi ja näomeigi oma vahel siit selle tooniga. See aitab natukene luua sellele silmale dimensiooni juurde. Kuna ma kasutasin sellist lendlevat, sädelevat pigmenti, siis see alati ikkagi pudiseb siia näo peale ka. Ja selleks, et see sealt ära saada, siis ma kasutan lihtsalt vatipatja ja meigi aluskreemi, mida ma niikuinii kasutan oma meigi alla. Kannan seda klaasalusele ja võtan vatipadjale ning lihtsalt puhastan selle silmaaluse ala ära. Ja see vaikselt valmistab ette ka seda silmaalust ala muu meigi jaoks. Läheme nüüd näomeigiga edasi. Täna ma teid sellest ilma ei jäta. Kandsin peale endale niisutavat aluskreemi, vana hea Embryolisse kreem, mida põhimõtteliselt kõik meigikunstnikud vist kasutavad. Järgmisena kannan peale jumestuskreemi. Ma kasutan täna jällegist oma lemmikut, Lancome Tinted Miracle jumestuskreemi. Ma olen seda juba aastaid kasutanud. Ei ole liiga raske nahale. Kui jumestuskreem on selline mõnus õhuline ja mitte väga paks, siis pigem see on ainult plussiks minu jaoks. Ja ta püsib ka kenasti. Ta on selline mõnus värske lõhn ka. Ja kannan sellise lapiku otsaga pintsliga. Sa võid seda ka kanda meigi švammiga, aga ma leian, et sellega, et see jääb lihtsalt kõige parem. Või siis stippling brush, mis on selline haralisem ja mis jätab ka siis B-lõhema kihi. Ärge pange tähele, et ma natukene tumedamaks siin võõpen ennast, aga ma lihtsalt ei taha üldse hele olla. Kui mul on võimalik, siis ma pigem katan ennast üleni lihtsalt selle tumedama tooniga ära, nii et sellest poleks aru saada, et ma tegelikult heledam olen. Alati tehke ka kõrvad, sest et see näeb päris naljakas välja, kui su kõrvavärv on natukene ikkagist erinev. Kui sa kannad jumestuskreemi näole, siis ürita alati näo keskele kõige rohkem saada seda toodet ja äärtesse võimalikult vähe, sest et kui sul jääb äärtesse väga palju seda, siis see hakkab lihtsalt väga hästi välja paistma, et sealt läheb mingisuguse tooterand. Suure tõenäosusega sul näo keskosas on ka rohkem neid alasid, mis vajavad rohkem katvust. Kõige olulisem on lihtsalt ju saada ühtlane ilus kiht üle näo ning kui sul on mingi kohti, mida sa tahad rohkem peita, siis lihtsalt hiljem lokaalselt üritan endale rohkem toodet natukene panna, ilusasti see ümbert ära hajutada, aga vaadake seda glow'd lihtsalt, see jumestuskreem, see ongi see, miks ma nii väga seda fännan. Mulle meeldib, kui nahk on ilus, särav, kumav. See jumestuskreem on tihti erinevates sooduskampaaniates. Ta tavahind on muidu 49 eurot vist, ehk siis suhteliselt kallis jumestuskreem, aga näiteks ma sain viimaselt osturallilt ta vist 34 euroga, mis on juba väga mõistlik minu arust jumestuskreemi kohta. Järgmisena ma kasutan täna virsikutooni kerge laikega, põsepuna. Praegu kreempõsepunad on ülipopulaarsed. Panen seda sellesama jumestuskreemi pintsliga. Ma alustan siit oma põse keskkohast ja liigun kohe ülesse. See aitab su nägu tõsta. Ja tupsutades ta lihtsalt sulandub sisse. Ja et see natuke veel paremini sulanduks, siis mulle meeldib alati siia kulmu ülesse seda kreempõsepuna kanda. Ning selleks, et põski veel rõhutada, ma kannan peale ka kreembronzerit. Kasutan sellist väikest pintslit selle jaoks. Ma tavaliselt asetan pintsli siia suunurgast kuni kõrva keskosani ning sa tahad seda kanda siis siit ülesse poole. Ja lihtsalt tupsutad ning siis hakkad hajutama. Kui sa tahad mõista, kui kaugele sa sellega tulema peaksid, siis ma soovitan enda silma välisnurga võtta selliseks piiriks. Siit kaugemale ma enam ei tuleks sellega. Natukene ka laubaale. Kunagi oli ka väga populaarne
populaarne ja no muidugi osad teevad ka siiamaani seda, nina kontuurimine. Ma ikkagi soovitaksin seda kasutada ainult pildistamisteks, väljaminekuks pigem mitte, sellepärast et see on suhteliselt hästi arusaadav. See peab olema ülihästi hajutatud, et sellest poleks aru saada. Nii et kui sa ei tunne ennast meigis väga tugevalt, siis ma pigem ei soovitaks seda teha. Ja selleks, et seda glow boost'i veel rohkem anda, siis täna ma näitan, kuidas seda ülipopulaarset toodet kasutada siis meigi peal. Ma ühes videos näitasin, kuidas ma kandsin teda meigi alla, aga täna ma siis kannan teda meigi peale ja ma tupsutan teda siis oma kõsesarnade kõrgematele kohtadele ja silma sisenurka, sest et mulle meeldib, kui see osa on ka selline kergelt särav. Ma hajutan ta sisse niiske meigišvammiga. Ta annab sellise hea baasi suu highlighterile, hästi sellise loomuliku sära. Kui sa näiteks ei armasta puuder highlighteri efekti, siis see toode on väga hea selleks, et anda selline hästi õrn loomulikuma. Ma tahan nüüd natukene tugevama kontuurimisefekti saada, seega ma kasutan täna päris sellist heledat peetekreemi võrreldes oma ülejäänud meigiga. Väga populaarne toode, ma olen seda ka mitu tuubi juba ära kasutanud ise. Kuna ta võib olla üsna selline tugev, siis ma kasutan teda pigem niimoodi, et ma kannan teda klaasaluse peale või sa võid oma käe sellele näiteks kanda ja võtan teda sealt selle meigi švammiga, kuna ma ei taha liiga palju toodet oma silmaalustele kanda. Kahjuks seal juba on sellised mõned joonekesed, mis mind kiusavad ja mida ma ei taha liiga palju rõhutada. Ja alustad pigem kaugemalt. Selleks, et oma silma visuaalselt tõsta, siis ma liigun siit diagonaalis silma kõrvalt ülesse, natukene ka nina külgedele. Kui sa tahad näiteks oma nina kontuurida, siis pigem see on selline hea väike nipp, mis ei ole liiga obvious. Tulla lihtsalt selle sama heleda concealeriga siia suhteliselt nina külje lähedale. Kui sul on mure sellega, et silmaalused jäävadki kuidagi liiga kuivad, siis kindlasti vaata üle, et sa kasutaksid niisutavat silmakreemi regulaarselt, mitte ainult enne meigi peale kandmist. Nii vahepeal siis juhtus mu lemmikasi, et kaamera andis otsad ja ma lihtsalt jätkasin, aga ei pannud seda tähele. Ma õnneks ei jõudnud kõike päris lõpuni teha, aga siiski juba tegin päris palju ära ja ma näitan teile lihtsalt järele, mida ma tegin. Ma kandsin peale kõik oma kreemtooted ja peale seda ma kinnitan puudriga alati. Eriti kui sul on kuskile pikemale üritusele välja minek, siis läbipaistev kinnitav puuder on see, mis aitab meigil paremini peal püsida. Kandsin seda peale suure sellise puudripintsliga. Ma kandsin seda peamiselt igale poole, aga ma ei kandnud seda siis nendele kõige tumedamatele osadele, kuhu ma kandsin kreembronserit eelnevalt, sest et need alad siis järgmise asjana tegin ma üle juba puuderbronzeriga. See on Sauda matt bronzer. Ma kasutan seda, sest et ma tahtsin saada külmemat tooni ning ikka oma lemmik soeva pintsliga, mis on siis viltuse otsaga ja ma kandsin seda siia põsesärnadele, laubale, natuke ninale, et anda sellist mõnusat soojust. Peale seda loomulikult highlighter ja ma kasutasin Jouer roosaka tooniga highlighterit. Kandsin seda ka silma sisenurkadesse. No mis te arvate, kas see juhtus uuesti? Ilmselgelt, aga ma ei anna alla ja teeme selle läbi kõik uuesti lihtsalt. Kui sa tahad, et su meik püsiks välja minnes võimalikult kaua vastu, ilma et ta kuskilt hakkaks pudenema või juhul, kui sa näiteks puudud oma nägu, siis kõige parem asi on meigi kinniti. Kahjuks mul ei ole praegu teile siin füüsiliselt ette näidata oma lemmikut. Ma panen pildi sellest siia. Urban Decay All Nighter meigi kinnitusspray on kindlasti minu üks lemmikuid, mis aitab meigil siis võimalikult kaua vastu pidada ja meigi kinniti võtab siis ka seda puudriefekti oluliselt vähemaks ja aitab meigil näha natukene loomulikum välja. Kui kõik see põhjaosa on tehtud, siis ma viimistlesin enda kulmud. Kulmud ma viimistlesin üle juba tegelikult enne meigiga üldse alustamist. Ma kandsin peale ühte kreemi, millest tuleb video minu TikToki. Hakake mind seal jälgima ja varsti näete sellest ka videot. Peale põhja tegemist ma viimistlesin kulmud üle Nixi kulmulaineriga. See annab ülimõnus loomuliku efekti, sest sa saad joonistada reaalselt karvakesi endale juurde ning täita sellega oma kulmu tühjad kohad ära. Peale seda lõpetasin ma silmameigi. Selleks ma siis kandsin siia alumisele osale laovärvi. Ma miksisin kõiki neid 3 pruuni tooni, mida ma siis kasutasin, seda tumepruuni, seda keskmist ja seda kõige heledamat. Kandsin selle peenikese pintsliga kogu selle alumise lao osale seda ja ühendasin siis ülemise lao ja selle alumise lao gaasid ilusasti ära. Ja selle jaoks, et see kõik näeks hästi pehme ja hajutatud välja. Selle hajutuspintsliga, mida ma enne ka kasutasin, siis käisin kõik siit
üle. See on tegelikult hästi hea endaga ka peole näiteks kaasa võtta, kui sa tahad oma silmaaluseid korrigeerida, siis selle asemel, et kui kunagi öeldi, et ma lähen oma nina puuderdama, siis nüüd me võiksime kõik oma silmaaluseid hoopis tualettruumis haivutada peegli ees koos. Ning selle jaoks, et silmad natuke nagu suuremad välja näeksid, kandsime silma siseosale valget pliiatsit. See annab sellise hästi värske efekti silmale. Kui sa ei taha nii intensiivset heledat, siis ka näiteks mõni nahatoonis pliiats annab väga ilusa efekti. Ma värvisin ka oma ülemised ripsmed ära, kannan ka alumistele ripsmetele, et see näeks harmooniline välja. Ripsmedušist rääkides, see on mu absoluut lemmik. Ma fännan seda ripsmeduši, ta ei ole täiesti veekindel, teda pole üliraske maha saada, aga samas ta ei määri ja minul on sellised laod, kuhu ripsmed käivad kohe kindlasti vastu. Alati määrivad need tavalised ripsmedušid, ükskõik kui kallis või odav. See ripsmedušis tuleb maha sooja veega pestes. Aastas mul läheb kuskil 3 tuubi neid. Veel viimane liht on huuled. Kui me läheme välja, siis me ilmselgelt tahame, et huuled peaksid kaua vastu. Samas on mõnusam, kui nad ei ole ikkagi full matid. Ma näitan teile täna 3 toote kombot. Pliiats, huulepulk ja huuleläige. Kui ma läheksin välja, siis ma lihtsalt võtaksin selle huuleläike endaga kaasa, et sellega siis täiendada seda, mis seda maha kulub. Huulepliiatsite puhul mulle ei meeldi, kui ta on täiesti kuiv või mulle ei meeldi, kui ta on täiesti kreemine. Kui ta on kreemine, siis ta läheb palju lihtsamini laiali. Kui ta on täiesti matt, siis on natukene vastik teda lihtsalt huulele kanda. Nendel NYX-i pliiatsitel on väga hea pigment NYX Slide On, Glide On, Stay On and Definitely a Turn On Waterproof Extreme Color Lip Liner. Wow, milline nimi. Ja huulepulk, mida ma täna kasutan, on Anastasia Satin huulepulk toonis Tease ja hästi mõnus selline peachy roosa. See näeb juba omaette väga hea välja, aga ma kannan siia ikkagist natukene läiget veel juurde. Ma kannan pintsliga, et mitte siis seda värvi siia huuleläike sisse ajada, kuna kui sa oled just värskelt huuled värvinud ja kannad siis selle sama aplikaatoriga peale, siis see pigment jääb kindlasti siia külge. Üliilus toon. Selle jaoks, et ei hakkaks mu hambaid määrima, siis võtan sellise üleliigse osa siit ära. Põhimõtteliselt võiks ka nii minna, aga ma lihtsalt pean midagi siia ripsmetele ka veel lisama. Mul on hetkel tehtud lash lift ja nad on suhteliselt püsti. Nii et ma mõtlen, et kas need ripsmed lähevad või ei lähe. No ma proovin. Aga ma teen ripsmetest varsti täiesti eraldi video. Räägin, kuidas neid valida, mida jälgida, kuidas neid paigaldada endale, millist liimi kasutada. Nii, ma sain sellega hakkama, ma panin ühe ripsme juba ära ja no vau, milline erinevus on ja need on üsna sellised intensiivsed ripsmed. Ma näitan teile siis, kuidas ma seda teist poolt paigaldan. Kõigepealt siis ripsmekaarekene, see on varasemalt siis juba parajaks lõigatud. Oma silma järgi tuleb alati need ripsmekaared parajaks lõigata. Üldiselt nad on üsna pikad. Kannan siis liimi siia, on selline pintsliga liimikene. Sauda oma töötab väga hästi ja seda on kindlasti ka endaga mugav kaasas kanda, kui sa lähed kuskile välja. Silma sisenurk on siuke koht, mis tihti nende ribadega võib lahti hüpata, siis on hea, kui sul kaasas liimikene, et natukene seda asja fiksida. Ja klassikaliselt ripsmeliimil peab laskma kuskil 20–30 sekundit kuivada. Ma ütleks, et see natukene sõltub sellest, kui vana sul see liim on. Kui mul on täiesti värske liim, siis ma alati ootan 30 sekundit. Kui ta on mul juba mõnda aega olnud, sinna on juba õhku sisse läinud, siis tavaliselt piisab ka 20 sekundist. Ma üritan alati siis kõigepealt saada ta kinni siia silma keskosasse, võimalikult ripsmepiiri lähedale. Siis ma hakkan neid nurkasid paigale panema. Kõigepealt välisnurk ja siis sisenurk. Ning selle jaoks, et seda ripsmekaare äärt ei oleks näha, see on selline must joon, siis ma kannan natukene lainerit endale siia silma sisenurkadesse, et see joon läheks sujuvalt edasi sealt. Ja hiljem natukene kannan ka ripsmeduši juurde. Aga nüüd ongi meik valmis saanud. Ütleme nii, et mul on kahju, et kolmapäev on, siis ma läheks küll välja praegu kuskile mõnele kokteilile oma sõbrannadega. Selline mõnus glowy, silmad on rõhutatud intensiivsed, huuled on tehtud. Huultevärv kindlasti annab sellist erksust meigile juurde. Ma loodan, et teile meeldib. Kindlasti jätta videole like, subscribe'i minu kanali. Aitäh, et sa vaatasid seda videot. Näeme juba järgmises. Tšau!